Üks teema, mida veel tahaks käsitleda, on iseenda eest hoolt kandmine või iseenda eest hoolitsemine. Seda nii siis oma välimuselt kui ka siis enda hinge poolt ehk siis sisemuselt. Ma mõtlen seda, et kui ise olin kõige sügavamas, kõige tumedamas perioodis üldse, kus mul depressioon oli nii sügav ja mul ärevushäire oli ka nii kõrge igapäevaselt, et mind lihtsalt ei huvitanud see enam, et ma ei leidnud motivatsiooni isegi nagu duši alla minna. Et ma võisingi julgelt kuskil nädal aega lihtsalt olla pesemata ja magada nendest samad riietega kogu aeg. Sest mul ei olnud mitte mingisugust motivatsiooni, kõik oli nii tühine ja mille jaoks ma siis ise üldse pean vaeva nägema või kas ma olen üldse ära teeninud selle, et ma võin puhas olla. Nüüd aastaid hiljem selle peale järele mõeldes on tegelikult üsna kurb, sest see haigus ju röövib kogu jõu ja kogu üldse sellise tahtmise pingutada millegi nimel, sest kas on üldse neid asju sellel kõige tumedamal ajal, mille nimel pingutada. Ma nüüd olen tähele pannud seda, muidugi tagantjärele tarkus on see, et kui iseenda eest hoolt kanda, ehk siis olla puhas, olla füüsiliselt aktiivne, et oleks ka üsna kena esteetiline välimus enda kehal. Ja siis sinna juurde ka see, et süüa õigesti ja magada korralikult, et une kvaliteet oleks hea. See enese eest hoolitsemine annab ka sellise tõuke, kutsumaks esile selle tegutsemise oma eesmärkide suunal, isegi siis, kui need on tillukesed eesmärgid, isegi siis, kui need on ülisuured eesmärgid, et ta hoiab selle raja peal. Ja samamoodi enda sisemuse eest hoolitsemine, ehk siis me kipume uppuma oma toimetustesse niimoodi ära, kus me lihtsalt unustame aega võtta enda jaoks ja küsida endalt küsimusi, et kuidas ma ennast tunnen üldse, kas ma olen rahul sellega, mis mu ümber praegu on, kas mulle tegelikult meeldivad need inimesed, kes mu ümbritsevas keskkonnas on või mulle ei meeldi need inimesed või mulle näiteks töö kas meeldib või mulle ei meeldi see töö, kas ma teen seda hambad ristis või ma ärkan iga päev optimistlikult üles, et jah, nüüd on päev tegudeks. Kui nende kahe ehk siis välimuse ja sisemuse lugu kokku viia, siis teeb väga paljud, sest sa tunned ennast ise paremini ja sa liigud selles suunas, kus sa tegelikult liikuda tahad. Ja selline minu sõnum olekski.